Aitäh, issand, selle päeva eest, aitäh pühapäeva eest, aitäh puhkepäeva eest, aitäh selle eest, et sinu arm on uus iga päev. Ja me palume, issand, et see arm jõuaks täna meieni, et sinu armastus ei jääks meile kätte saamata, vaid et see oleks see, mille peal me liigume, mille peal me elame, mille peal me tegutseme. Amen. Amen. Nii, aitäh, Daniel, et sul oli julgust tunnistada või rääkida oma südamest lähtuvalt. Sest mul on tunne, et minu jutlus läheb sinna natuke samasse auku, mingi raske teema, mingi valupunkt. Ma olen isegi oma jutluse pealkirjaks pannud äng. Kibedus, äng ja kõik, mis sinna vahepeale jääb. Kas te olete ängi tundnud? Võite käega märku anda, võite pead raputada, kui ei ole. Paljudel käed tõusevad. Kui sul ei tõusnud käsi, siis ilmselgelt peaksid sina siin ees olema ja õpetama mind, kuidas mitte ängi tunda, kuidas mitte kibestuda, kuidas olla issanda rõõmus, issanda headuses. Ja äng, ma arvan, et see on üpris raskesti defineeritav. See on tunne, me saame sellest sõnast aru ja me oleme tundnud. Ma usun, et enne kui me usule jõudsime, tundsime rohkem ängi ja ma arvan, et paljude jaoks just see murdepunkt, miks muuta oma elu, miks proovida hakata usklikuks, hakata kristlaseks, võis olla sellepärast, et sa läksid kuskilt sügavusest läbi. Minul nii ei olnud, aga ma tean, et paljudel on see asi niimoodi käinud. Ängil võib olla tihti põhjuseid, näiteks äng sõja ees, äng, et elus ei lähe asjad nii, nagu sa oleks tahtnud või et midagi on nagu saamata või mingi ebaõiglus. Mingi teema kratsib sind, mingi asi on see, kus jah, ma usun Jumalat, aga võt ja kui ma kasutan sina vormi, siis ma väga vabandan, ma ei taha kedagi teist süüdistada. Ma kasutan sina vormi, sest ma räägin seda endale eelkõige ja mul on lihtsam ennast siin kõrval ette kujutada, rääkida, mis sul kõik viga on. Nii et ärge tundke ennast haavatavalt. Ehk siis ängil võib olla subjekte põhjuseid, miks me oleme ängis. Kuid ma usun ka seda ja ma olen kasutanud palju, olen inspireerinud sellisest autorist nagu Kierkegaard, kes ka väidab seda, et ängil ei pea olema põhjust. Sa võid kõndida lihtsalt tänaval ja järsku tunned, et midagi on valesti. Aga ometi kõik on hästi. Ühtegi põhjust pole, et midagi oleks valesti. Aga mingi valupunkt on sees. Ja see äng, kui püha vaim on tuul, ei tea, kust ta tuleb ja kuhu ta läheb, siis ma arvan, et niisamuti võib olla ka ängiga. Ei tea, kust ta on tulnud, aga üks hetk ma loodan ja usun, et ta läheb. Ja ta läheb. Aga mis siis on äng? Äng, miks me tunneme ängi, põhjuseta äng ja äng on selle pärast Aadama valiku pärast. Me oleme ära lõigatud Jumala armust. Konstantselt 24/7 Eedeni aiast me oleme ära lõigatud. Meil on inimkonna valikud aasta tuhandete kaupa ja me oleme jõudnud siia, sellesse punkti. Ja see, et me tunneme ängi, on minu arvates üliinimlik ja kahjuks normaalne. Äng tekib vabaduse võimalikkusest. Me tunneme ängi, sest mingi hetk me ei tundnud ängi. Ja me teame seda, sellepärast ma usun, et me tunneme, et midagi on teistmoodi olnud või midagi võiks teistmoodi olla. Ma usun, et usklikud kristlased on idealistid selles küsimuses, et me tahame, et see, mis siin maailmas toimub, et see oleks teistmoodi. Ma usun, et igaüks meist siin igatseb Jumala riiki. Ja sellepärast me oleme siin, et olla Jumala riigis, et olla ümbritsetud püha vaimu templitega. Sest kui sa oled appi hüüdnud issanda nime ja sa oled ristitud, siis sa võid enam kui kindel olla, et sa oled püha vaimu tempel. Ja oi, kui hea on olla ümbritsetud püha vaimu templitega.
Hästi, äng ängiks, äng tuleb ja siis mis nüüd edasi? No, ilmselgelt me ei taha olla kibestunud, me ei taha olla ängis, me ei taha selles, see on vastik tunne. Ma loodan, et enamik teist ei taha tunda vastikust. Ja kui sa tahad tunda vastikust, siis ma usun, et oled, millele ma jõuan ka kohe, oled juba ühe sammu ees jõudnud, on midagi teemonlikku toimumas, kus sulle meeldib halb hea asemel. See on ka see, millest ma arvan, et me enne käime siin, mis enne on läbi käinud, et jõed panna teistpidi voolama ei saa. Ehk siis see hea, mis meil on, järsku inimene hakkab seda head muutma, sest see hea ei ole hea, vaid see on halb mingil põhjusel. Püüdke vastu, ma proovin olla selgem nii hästi, kui ma saan sellel teemal. Ja ma arvan, et äng on ka patueelne seisund. Sest sa võid olla ängis ja olla usus. Sa pole teinud midagi, mis sulle endale pähe tuleks või see, et sind tabavad eluraskused, ei tähenda, et Jumal on sinu peale pahane või ta karistab sind. Ei. Tere tulemast maailma. Tere tulemast inimeseks olemise kogemusse. Nüüd minul on peaaegu alati kiusatus, kui minuga midagi juhtub, mu mõtteprotsess tihti kahjuks satub olema selline, et Jumal, sina oled kõik võimas, sa oleksid saanud selle asja ära hoida. Ja ma tahan hakata liikuma selles suunas, et Jumalat süüdistada. Ma tean, et see pole mõistlik. Ma tean, et tema on kõik võimas ja tema on hea. Ometi ma ei tunne seda, kui mind tabab mingi raskus. Kas või ma käisin jooksmas ja mul hakkasid põlved läbi andma. Kujutad ette, Veiko? Ka mina võin põlvevigastuste osaliseks saada. Ja mu esimene mõte oli, et Jumal, sa oled kõik võimas, palun tee ruttu, mul on veel vaja joosta. Tee see põlv terveks. Aga tuleb välja vist hakkama harjutusi tegema, et seda põlve kuidagi tugevdada. See selleks, miks ma sellest nii palju siin jahun, on see, et väga tähtis on jälgida, kuhu su mõtteprotsess hakkab liikuma. Üks päev Iobi elus. Iob oli jumala kartlik vaga mees. Iobil oli palju poegi, palju lapsi ja kui tema lapsed läksid pidu panema, siis Iob ohverdas Jumalale ekstra iga lapse pealt, sest äkki mõni laps on pidutsedes Jumalat neednud. Eeskujulik. Aga siis ühel päeval tuli käskjalg Iobi juurde ja ütles, härjad olid kündmas ja ema eest nende kõrval söömas, aga seebalased tulid kallale ja võtsid need ära ja lõid poisid mõõga teraga maha. Ainult mina üksi pääsesin seda sulle teatama. Kui ta alles rääkis, tuli teine ja ütles, Jumala tuli langes taevast ning süütas lambad, kitsed ja poisid ning põletas nad ära. Ainult mina üksi pääsesin seda sulle teatama. Kui ta alles rääkis, tuli teine ja ütles, kaldealased tegid 3 salka ja tungisid kaamelite kallale ning võtsid need ära ja lõid poisid mõõga teraga maha. Ainult mina üksi pääsesin seda sulle teatama. Kui ta alles rääkis, tuli veel üks käskjalg ja ütles, su pojad ja tütred olid söömas ja veini joomas oma vanima venna kojas. Vaata, siis tuli kõrbe poolt suur tuul, tõukas koja 4 nurka ja see langes noorte meeste peale nõnda, et nad surid. Ainult mina üksi pääsesin seda sulle teatama. Päris raske päev Iobi elus või mis? Tema ja siis tema 4 käskjalga on see, mis tal alles on. Mul piisas põlvest, et hakata juba Jumala poole vaikselt näppu tõstma. Siis Iob tõusis ja käristas oma 6 lõhki, ajas pea paljaks, heitis maha, kummardas ja ütles, alasti olen ma ema ihust tulnud ja alasti pöördun ma tagasi. Issand on andnud ja Issand on võtnud. Issanda nimi
olgu kiidetud. Seela. Kohe naaseme Hiobi loo juurde, hüppame korraks Taaveti juurde ja millest me enne rääkisime, et äng on patueelne seisund. Ehk siis, kui sa tunned, et sa oled ängis, sa tunned, et sa oled pahane, siis miks sa tahad pattu teha, on sellepärast, et see, kuidas sa oled elanud, see ei tööta hetkel praegu. Sa tahad sellest seisundist pääseda, see on halb seisund. Rõve on olla, eksistents on halb, kui sind tabab äng. Sa tahad seda muuta. Sa palvetad Jumala poole, aga vastust ei tule. Või olukord ei muutu. Sa oled ustav, aga olukord ei muutu. Ja siis hakkavad teised mõtted tulema. Teised viisid. Kunagi ma tegin seda ja see rõõmustas mind. Ja nii edasi. Ning kui sa oled ängis, ma ei tea, mul on küll tihti olnud seda, ma võin kas või ängis olla poes, mul on kõht tühi, see aitab ka sellele kaasa, ma ei tea, millist jogurtit valida ja ma lihtsalt ei suuda otsustada. Ma leian kahe vahelt, okei, võtan selle ja siis silmanurgast näen, et see asi on ka veel soodukaga. Ja kõik see asi hakkab uuesti pihta, jälle ma pean hakkama valima. Ja no, minu näited on väga minimaalsed, nagu te aru saate, võrreldes piibli tegelastega, inimestega. Aga mul kaob otsustusvõime ja ma arvan, et sarnast asja võis tunda Taavet. Ja järgmisel aastal kuningate sõttamineku ajal läkitas Taavet Joabi ja koos temaga ta sulased ja kogu Iisraeli sõtta ja nad hävitasid ammonlasi ning piirasid Raabat. Taavet ise aga jäi Jeruusalemma. Miks Taavet Jeruusalemma jäi? Ei ole päris selge. Küll aga mul on üks kahtlus. Ja ühel õhtul, kui Taavet oli tõusnud voodist ja kõndis kuningakoja katusel, nägi ta katusel ühte naist ennast pesevat ja naine oli väga ilus. Kui Taavet läkitas naise kohta teateid pärima, siis öeldi, eks see ole Batseba, Eliami tütar, Het-Uuria naine. Siis Taavet läkitas käskjalad teda tooma ja kui ta tuli tema juurde, siis Taavet magas tema juures. Naine oli just ennast puhastanud oma roojasusest. Siis läks naine tagasi oma kotta. Kuningate sõtta mineku ajal läkitas Taavet Joabi ja teised tüübid. Kuningate sõtta mineku ajal. Kuningate. Nii palju, kui ma mõistan, siis Taavet oli kuningas, mitte peaminister, välisminister, president ega midagi muud. Ta oli kuningas. Ja see sõda oli tema koht. Miks ta ei läinud? Võib-olla kunagi ma saan Jumalalt teada. Küll aga ma arvan, et ta oleks pidanud minema, aga ta ei läinud. Ta oli oma katusel ja miski tabas teda. Ma arvan, et ta nägi väga ilusat naist ja sealt edasi, sest väga ilusa naise nägimine pole patt. Aga sealt edasi, ma arvan, et sisse voolas äng. Kuidas sellest olukorrast jagu saada. Taavet otsustas sellele kiusatusele järele anda, nautida seda õhtut Batsebaga. Või siis võtame veel Simsoni loo, sest ängis ongi oht kiusatusele järele anda, sellepärast see äng on ohtlik, sellepärast ma sellest ängist siin räägin, et äng on veel koht, kus saab midagi muutuda. Nii nagu Piibel ütleb, et vaatame Saalomoni kujul, ta teeb pattu järjest ja üks hetk ta süda kivistub. Ja ka meil on see oht, isegi kui me oleme usus, isegi kui me kõnnime julgelt usus, on see oht, on see potentsiaal, on see võimalikkus, et meie süda võib kivistuda, kui me otsustame aina rohkem usaldada ennast, aina vähem uskuda Jumalat, aina vähem teda otsida. Ja sul võib olla põhjuseid mitmeid. Ja need päriselt on väga head põhjused või mingid valupunktid, kui sinu elus on mingi raskus tulnud, et sa lihtsalt ei suuda Jumalat uskuda või sa ei suuda aru saada sellest, miks minuga on selline asi juhtunud, eriti kui ma olen just Jumalat teeninud. See on ebaõiglus ja ebaõiglust me ei peagi taluma. Jumal on õiglane, elu on ebaõiglane. Enamjaolt.
Hüppame korraks Simsoni juurde. Simsonile meeldib üks naine Delila ja ta otsustab selle Delila enda juurde kutsuda. Simson selleks hetkeks on juba ühe kondiga kütnud tüüpidel päid maha, nii et vähe pole. Ehk siis ta on kõige võimsam, ma ei oska öelda, mis tänapäeva vaste on, CEO, ta on kõige kardetum mees. Tema vastu ei saa mitte keegi, tal on võim, mille vastu ei saa mitte keegi. Simson teeb, mis Simson tahab. Ja Simson tahab Delilat. Simsonile meeldib Delila. Simson lausa armastab Delilat. Ja Simsoni kahjuks Delila on ära ostetav vilistide poolt. Vilistid ütlevad, kuule, Delila, proovi sellest Simsonist aru saada, et mis tema selle jõusaladus on. Ja Delila pinnib pidevalt Simsoni käest, et kuule, mis su jõusaladus on. Ja Simson ütleb, et ma ei võta köis, pane mind sellega kinni, seda köit pole lehmad söönud, inimesed näinud ja nii edasi. Ja Delila kuidagi sebib need köied, teeb kõik ja siis äratab Simsoni hommikul üles, et Simson, vilistid tulevad, põmm, Simson ärkab, köied minema ja on kohe valmis tapluseks, pole mingit probleemi. Ehk siis Simson narritab Delilat. Ja sündis, kui ta iga päev teda oma kõnedega kitsikusse ajas ja temale peale käis, et ta hing tüdines surmani. Simson tüdines. Tema hing tüdines surmani ja see kõlab mulle kaunis ängistuse moodi. Sa oled tüdinud, hing tüdines surmani. Ja pidage meeles, Jumal on kõik Simsonile andnud. Jumal pole Simsonit karistanud, Jumal pole Simsonit midagi ära võtnud. Simsoni enda valikud, enda flirt, enda armastus Delila vastu on tema hinge surmani ära tüüdanud. Ja ta tahab, et see olukord muutub, nii et ta ütleb, mu juustes peitub mu jõud. Ja siit edasi juuksed maha, vilistid saavad Simsoni kätte. Simson kahetseb, suudab veel templi maha võtta, aga tähtis on see, et see oli olukord, kuhu Simson ennast ise pani või kus ta õigel ajal ära ei tulnud. Hing tüdines surmani, ta oli ängis ja ta läks seda teed pidi, et mitte Jumalalt abi paluda, vaid ise asju ajada. Nüüd Simson otsustas ängist põgeneda mingil viisil, oma viisil, aga ängis on oht ängi jääda. Mis ma mõtlen sellega on see, et kui Jumal annab sulle võimaluse sellest põgeneda, sellest välja saada, siis kasuta seda. Aga võib-olla see ängistus on nii pikalt olnud, et sa justkui enam ei mäletagi, kuidas sa enne olid rõõmus või sa ei mäleta enam, kuidas sa nägid värve teistes toonides. Ja see äng on mugavaks muutunud. Sest usuhüpet pole alati lihtne teha. Sellepärast see ongi usuhüpe. Nüüd Joona lugu, ma loodan, et enamik meist teavad, siis ma hüppan sellesse kohta, kus Jumal ütleb teist korda Joonale, et kuule, mine sinna Niinevesse ja nüüd kuuluta neile, et kui nad meelt ei paranda, siis nad hävitatakse. Ja Joona läheb, ütleb veel 40 päeva ja Niineve hävitatakse. Siin pole nagu mitte mingit halastust selles Joona sõnas. Veel 40 päeva ja Niineve hävitatakse. Kui Johannes ütleb, et parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Ma ise muidugi mängisin ka kõvasti Johannese kasuks. Teen oma hääle mahedamaks, natuke õrnemaks, pehmemaks. Joonal aga ma valin sellise hääle. Veel 40 päeva ja Niineve hävitatakse. Veel 40 päeva ja Niineve hävitatakse. Niimoodi ta pasundab seal Niineves. Ei ole väga intrigeeriv, võib-olla väga kutsuv, et ma tahaks seda Jumalat teada, kes meie linna 40 päeva pärast ära hävitab. Aga boom, valitsuse tasandini välja, kogu linn parandab meelt. Toompeal järsku võetakse, ma ei tea, aknad eest ära. Kristjan Michal on kotiriides keset Raekoja platsi, otsib Jumalat. Amen, amen. See on see pilt, mis tuleb lõpuni lasta. Sa lähed tänavale, kõik on paastunud, poodides on toit alles, kõik paastuvad.
ja Niineve, Jumal annab Niinevele armu. Ja oi, Joona ei kannata seda välja. Ma ei tea, olete tundnud, et te olete kõik oma elus teinud, koolipingist näiteks, olen ilgelt õppinud mingi töö jaoks. Ja minu klassivend, kes ei ole mitte midagi õppinud, saab parema hinde kui mina. Ja elaa veel sellega nädal aega. See on kohutav. Nüüd Joona ikkagi läheb usus ja lootuses, et äkki Jumal hävitab Niineve, läheb künka otsa ja räige päike tahaks mingit vihmavarju, midagi vihmavarju pole leiutatud veel. Sellist, mis niimoodi nupuga käib lahti. Aga Jumal arm, Jumal on hea. Kasvab puu, ajab lehed välja. Mis elul viga, Joona viskab jalad risti, see on minu enda vaimuvili nüüd, viskab jalad risti, toetab selja puu otsa ja vaatab ja ootab Niineve hävitamist, sellepärast et Niineve rahvas on olnud väga halb, lihtsasti öelduna. Ja nad pole seda armu ära teeninud. See on ebaõiglane. Nii et Joona ootab, midagi ei juhtu, tuleb hoopis väike madu, hammustab puud, puu kuivab ära, päike lagi pähe. Joona on minestamise seisundis, ütleb piibel. Joona ütleb, et mul on parem surra kui elada. See on see koht, kuhu ta on jõudnud. Tal on parem surra kui elada. Surm tundub parem kui elu. Jumal küsib, et kas ma ei oleks pidanud neile armu andma? Kas sul on õigust vihastada? Joona ütleb, küllap on mul õigus vihastada oma elupäevade lõpuni. Nüüd hüppame tagasi Hiobi juurde. Hiobi, kas te mäletate seda päeva, mida ma kirjeldasin Hiobi elust? Kõik võetakse ära. Kõik võetakse ära. Ja Hiobil käivad, Hiobi olukord muidugi läheb veel halvemaks, nagu ikka. Ja Hiob ei tea, ta ei tea, miks see on nii juhtunud. Meie loeme ja vaatame, et saatan käis Jumala juures ja teevad kokkuleppe ja panevad kuidagi Hiobi proovile, aga Hiob ei tea. Hiobi perspektiivist ta on teinud kõik, et Jumalale meeldida ja lihtsalt võetakse ära, lihtsalt. See on ebaõiglus ja see on ebaõiglane Hiobi suhtes. Nüüd Hiobi juures käivad sõbrad, kuule mees, põhjus, tagajärg. Midagi sa oled pidanud valesti tegema, et sinu tagajärjed oleksid sellised, sinu olukord oleks selline. Sa oled pidanud kuskilt midagi valesti tegema Jumala silmis, et sa võiksid praegu niimoodi kannatada. Hiob ütleb, ei. Ja niimoodi nad vaidlevad seal umbes 30 peatükki. Ja siis otsustab Jumal Hiobile vastata. Ja kohe ma leian selle laheda vastuse ka. Ei leia hetkel, see on läinud interneti sügavustesse. Küll aga kui ma mäletan seda õigesti, pastorid võivad mind aidata, et Jumal küsib, et kas sinu õigus tühistab minu õiguse?
Jumala perspektiivist? Kas see, et sina hoiad oma õigusest kinni, tähendab, et mina olen siis valesti teinud? Ja Jumal ütleb, et hea küll, õiguse jünger, et niimoodi ta öelnud. Ta ütleb, et pane vööle mees ja vasta mulle. Ja ta laob talle ette tohutu rida küsimusi. Kus sa olid, kui mina tegin maad ja taevad? Kus sa olid, kui mina tegin jõehobu? Kus sa olid, kui mina tegin krokodilli suu? Ja nii edasi. Ja Hiobile pärast seda küsimuste rida ta parandab meelt. Ta ütleb, et Jumal, sina oled tõeline. Sina oled ainuõige. Ta teeb usuhüppe, sest see on absurd. Hiobit tabasid eluraskused, kuigi ta tegi kõik õigesti, aga sellest ikka ei piisanud. Aga Hiob on ustav Jumalale, ka selles kiusatuse kohas. Ta oleks võinud oma südame kivistada ja öelda, et ei, nüüd aitab. Küllalt olen ma kannatanud. Mis olid ta valikud, ma ei tea. Kas enesetapp või oleks kedagi rüüstama läinud. Põhjust oli tal küllaga, et teha halba. Aga ta ei teinud seda. Ja Jumal õnnistab Hiobit. Aga Hiob elab edasi küsimusega, miks see juhtus? Sest ta ei saanud teada, et see oli proovile panek. Ta ei saanud teada, et see oli mingi test. Ja mulle tundub, et see on kaunis sarnane ka meie inimlikule kogemusele. Me ei saa teada, miks on mingi räme pauk meie elus juhtunud. Ja meil on õigus olla Jumala peale vihane. Ma kasutan jutumärke, sest tegelikult see pole nii. Sest Jumal ei ole mingi korrusepidaja või Jumal ei ole mingi ametnik, kes vaatab, et maailmas kõik toimuks hästi. Ei. Jumal on õiglane, elu on ebaõiglane. Jumal ei ole lubanud sulle, et sinu elu on pillerkaar ja lust ja lillepidu ja rõõm ja kannatuste vaba, kui sa tuled usule. Ei, ta pole seda lubanud. Ma arvan, et need ängid, need raskused, need kohutavad asjad, mis on kellegi elus juhtunud, need on võimalused teha usuhüpe. Öelda, et ma ei saa aru, aga ma usun. Mul on valu, aga ma usun. Ma pole seda ära teeninud, aga ma usun. Sest ka koguja viitab, et vilets elab vahel hästi ja see, kes head teeb, ei ela üldse nii hästi. Võib-olla su naaber sõidab Mersuga ja sina sõidad ainult Volvoga ja mõtled, et näe, aga mina käin ju kirikus. Mina käin kirikus. Ehk siis ängi sattumine pole patt. Kui sind tabavad raskused elus, see pole sinu süü, see pole see lihtsalt juhtus. Ja see on minu parim seletus sulle. Anna andeks. Aga selles püsimine, ängis püsimine, ängi jäämine, kibestumine, öelda, et minu juhtum ongi viga ja minu viga näitab kogu maailmale, et Jumal on hea, ka Jumal kutsub sind sellest välja. Sest ängis püsimine on patt ja patu vastand ei ole mitte voorus, vaid usk. Ja see on meie vabadus.
sa ei pea palvetama enne sööki, pärast sööki, sa ei pea järgima kindlat kava, et Jumalale meeldida. Sa pead Jumalat uskuma. Sa saad Jumalat uskuda ja mina usun, et iga kristlase elus kõige raskem punkt on evangeeliumi uskuda. Uskuda, et Jumal, et Jeesus maksis kinni meie patud. Uskuda, et minu sees on püha vaim ja see osa minust on igavene. Uskuda, et minu sees on vaim peale ristimist. Nii ja veel lõpetuseks võib-olla väike mõttetera Abrahami elust. Abraham on tore sell, vist hakkab elu lõpune lähenema ja Jumal ütleb talle, mees, sinust saab lapsi rohkem kui inimesi rohkem kui taevas tähti. Puant on see, et Abrahamil pole ühtegi last. Ja tüüp on mingi 90-100, tahaks nagu surra, tahaks selle asja siin ära lõpetada. Ja siis tuleb Jumal sõnumiga, ei, sul tulevad veel lapsed, sul sugu tuleb rohkem kui taevas tähti. No Abraham naerab selle peale, mis... see on absurd. Ja siis, üks hetk otsustavad nad Saaraga, et nad ajavad asjad ise ära, võtavad Haagari, tuleb välja, et see ikkagi olnud päris see Jumala plaan või Jumala mõte, Jumala tõotus. Ja Abraham siis on Ismaeli, Haagari ja Saaraga ühise katuse all, ma arvan, et see oli väga lõbus. Ja üks päev sünnib vanale Saarale laps. See juhtub. Ja ma arvan, et Abraham on päris rõõmus, et tal on poeg Iisak. Ja oletame, et Iisakiga nad hängivad, mängivad, teevad igasugust pulli, naudivad, kaifivad. Ning Jumal ütleb üks päev, et Abraham, ohverda mulle oma poeg. Mis mõttes? See Abraham ütlen seda, ma praegu lihtsalt mõtlen seda, et Jumal, sa ju tõotasid, et minust saab rohkem inimesi kui taevas tähti. Sa andsid mulle poja, kui ma olin 100 rohkemgi aastane. Ja nüüd ma pean selle ära andma. See näitab seda, milline absoluutne kuulmine oli Abrahamil Jumala suhtes. Sest võib-olla ta kahtles, kõhkles, mõtles, aga ta oli veendunud, et see oli Jumala sõnum. Sest paberite järgi see tunduks mulle, täiesti absurd. Kuidas see võimalik on? See on Jumala tõotus, ta on selle täitnud ja Iisakil pole ühtegi last, poisike alles. Just kui Jumal läheb iseendaga vastuollu. Sinust saab palju lapsi, sinust saab palju inimesi, aga ohverda oma ainuke. Ja lisaks sellele Abraham kõndis mäele, mitu päeva silmad maas. Ta ei suutnud pilku tõstagi. Ja üks hetk ta vaatab mäge, võtab Iisaki, lähevad. Iisak veel küsib, paps, kus kits on? Mis teeme siin? Ja Abrahamil on usku, et siduda Iisak, tõsta nuga ja teha, ma arvan, et oma elu suurim ohvriand Jumalale. Ja seda kõike tehes ta hoiab kinni Jumala tõotusest, et sinu soost saab rohkem kui tähti. Vot see on üks usu absurd. See on põhimõtteliselt sama absurdne, kui öelda inimesele, kes pole Jumalaga kokku puutunud, et kõikvõimas Jumal saatis oma poja maailma, nad viisid ta ristile, peksid teda, piinasid teda, hävitasid ta, ta kannatas.
ja see kõikvõimas Jumal, teades, mis sa kõik oma elus oled teinud, mida tegemata jätnud, kellele kuidas öelnud, kellest kuidas mõelnud, ta tahab sinuga sidet. Ma tahan sind armastada, ma tahan sinu lähedust, ma tahan, et me oleksime koos. Vot see on meie Jumal. Amen. Issand, ma tänan sind kõigi eest, kes sind täna kuulasid, kes vastu pidasid selle puraka. Ma palun, et kõikidel, keda ootab veel ees äng või kes on sellest läbi minemas või kes on sellest läbi käinud, issand, et nemad saaksid tulla taas sinu ette, olla taas rõõmsad ja armulikkuses ja sinu vabaduses, isa, et see ängistus ei oleks midagi, mis meid viiks surma, mis meid tapaks, vaid et sellest ängist me tuleme läbi ja me tuleme läbi võitjana, sest meie sees on usk. Sest see usk on midagi arusaamatut meie maailmas. Issand, kui vähe on meie elus hetki, kus me tunneme sinu ilmutust või näeme midagi täiesti üleloomulikku ja kui tihti me kõnnime ja ajame asju oma põhjust tagajärje maailmas. Ja selles maailmas me ütleme teistele, et jaa, on nähtamatu Jumal, kes armastab sind nii väga. See on meie usutunnistus, issand, ja ma tänan sind selle eest ja ma palun, et see oleks juurdunud meie sisse, et ükskõik millised päevad meid ootavad kas head või halvad, siis me võime vaadata sind ja öelda, et ma usun credo. Amen.